No tere, oleme mõlemad ekraanil jah. Ma panen ennast siia. ei, tegelikult me oleme, sa oled täitsa suured pildis üksinda. Ma näen vist ise sellist galerii vaadet. Mhm. Okei. Selge, aga tervitus kõigile, et kes siis vaatavad Facebookist ja kes jõuab Zoomi, on tore. Täna on meil tegelikult ülivajalik live ja ma otsustasin, et ma hakkangi siin iga kuu midagi õpetlikku teile jagama. Äh, et ma vaatan, miks ma, okei et tänane teema on siis tegelikult selline, mis puudutab nii alustajaid kui ka tegutsevaid ettevõtjaid. Et mida mina siis näen, et miks paljud ettevõtted või paljud ideed, mis tegelikult on potentsiaalikad, et nad ei jõua selle enda täispotentsiaalini. Ja mis see põhjus on? Põhjused on tegelikult hästi lihtsad ja mul on tänaseks ette valmistatud sulle ka slaidid. mina ise olen ka hästi visuaalne inimene ja mulle meeldib, kui ma kuulen infot ja ma näen. Jagan slaide, kui sa oled Facebookis, siis tule Zoomi, et saame siin arutada, et Facebookis mina praegu kommentaare ei näe, aga panen enda slaidid. Nii, et miks siis paljud head äriideed ei jõua kunagi kasumliku ettevõtteni? Sellel on hästi lihtsad põhjused. Ja kellele see webinar on? Et see on sulle, kui sa mõtled alles alustada, aga see on kindlasti ka sulle, kes sa juba oled midagi proovinud, midagi loonud, midagi postitanud, võib-olla teenust pakkunud, võib-olla tooteid müünud, üht-teist katsetanud, aga ettevõte ei ole käima läinud nii, nagu sa lootsid. Ja mina olen kindlasti selles olukorras olnud. Ma usun, et väga paljud meist on võib-olla hästi innukalt alustanud, aga siis kas innukus on raugenud või tulevad mingisugused takistused ja siis ta täpselt ei saa aru, et milles see probleem on. Ja me vaatame kohe, milles probleem on. Aga enne kui me sellest probleemist vaatame probleemi sisse või selle mure sisse, siis lühidalt tutvustan ennast, kes mina olen, kui keegi mind veel ei tea. Minu nimi on Katrin Pausjane, olen siis Naised ettevõtjaks kogukonna üks asutajatest ja olen raamatupidaja 20 aastat ja 15 aastat ka ettevõtja. Ja minu kliendid on siis pisikestest mikroäridest kuni Amazoni miljoni ärini, ehk siis mul on üks Amazoni miljonär ka. Ja on ka veel üks teine miljonärist klient. Ehk siis mina näen juba 20 aastat ettevõtjate nii-öelda selle rahavoo sisse, siis kust tuleb, mida tuleb, mis on kasulik, mis ei ole, kuidas tehakse, kuidas ei ole soovituslik teha. Ja siis olen finantse õppinud EPA-s siis, Eesti Maaülikool ja praegu siis planeerin lõpetada magistrit ka persoonibrändipõhise ettevõtluse alal. Ja viimased pikemad programmid on mul olnud Roland Tocco edukiirendi Mastermind 2 aastat, kus ma siis tegelikult kasvasin koolitajaks. Olen ka Bob Proctori programmi läbinud Thinking into Results ehk siis Kai Oja juhendamisel ja viimasel ajal olen ennast harinud veebiäri teemadel. Korra küsin, kas mu slaidid on näha, Sandra, jah? Jaa, kõik on korras. Ja, okei. Okay. Siis tean, et on. Ja siis olen siis veebiäri skaleerimist õppinud ja see on minu nii-öelda kirg, et üldse nagu, mis toimub nagu äri sees, mis nagu toimib, mis ei toimi, miks osad ettevõtted on edukamad kui teised, et see on nagu minu selline huvi ja kirg, et vaikselt nagu sellisest raamatupidaja rollist hakkan ma välja astuma. Et raamatupidamine on hästi hea, mõnus, selline turvaline rahavoog, aga ettevõtjana ma tahan ka kasvada, ma tahan midagi põnevat ja ägedat teha.
ja selleks siis läksin ma tegelikult ka, noh, panin ennast sellisesse ebamugavustsooni, panin ennast inglise keeles proovile ja läbisin ka siis Suurbritannia äh, äristrateegi sertifitseerimisprogrammi, kus ma siis pidin ka eksami tegema ja mul oli seal case study ja ühesõnaga sain sertifikaadi ja see on äge, on ju. Ja seda ma nüüd tahan, neid teadmisi, neid oskusi, ma tahan ikkagi kasutada, et need ettevõtted, noh, mida ma näen väga paljud kiratsevad, väga paljudel on suur potentsiaal, aga mingil põhjusel ei kasva, eks. et ma tahaksin neid ettevõtjaid aidata ja praegu, eriti on see oluline muidugi praegusel ajal, kus noh, Eesti hinnad on nagu on ja see inimeste ostujõud on madalam ja tegelikult ostjad valivad väga, kuhu nad oma raha annavad, kellele, kas see teema on neile, ei ole, kas see puudutab või mitte neid. Et praegu olen ma siis sellises kohas, aga loomulikult ma ei alustanud sellisest kohast et ma alustasin sealt nagu kõik teised, kusagilt oma väikesest a la köögtoast, pisikeste laste kõrvalt. Pusisin kõike üksi, noh, raha ju ei olnud, et investeerida või abi küsida või ennast rohkem koolitada. koolitasin ainult erialaselt, nii palju kui firma mind saatis koolitustele ja alustasin siis palgatöö kõrvalt ja laste kõrvalt köögilaua tagant. Ja samamoodi olid mul hirmud, kahtlused ja loomulikult ma jäin palgatööle liiga kauaks. ja kuna ma lihtsalt noh, tegutsesin kogu aeg üksinda, et ma arvasin, et ma olen raamatupidaja, no ma tean, kuidas see asi käib, onju. ei teadnud ma ühti, onju. et ettevõte kasvas väga aeglaselt, vaevaliselt, orgaaniliselt ja siis ma olin mingi hetk tegelikult läbi põlenud, sellepärast et ma vedasin kahte vankrit, palgatöö ja siis ettevõtlus ja loomulikult siis ka perekohustused, mis noh, naised eriti tunnetavad seda, eks. Ja siis koroona alguses ma otsustasin palgatööst loobuda täielikult ja see oli minu parim otsus. Ja siis ma sain loomulikult aru, et miks ma seda varem ei teinud ja nii edasi ja sellest ajast hakkas minu ettevõte kasvama. mina kasvasin jõudsalt, ma investeerisin endasse ja viimastel aastatel ma olen siis ikkagi väga korraliku 5-kohalise summa endasse investeerinud ja see on igas mõttes ära tasunud. ehk olen siis töötaja palganud, mul on äris uued suunad, olen hirme ületanud, koolitama hakanud ja ümbritsenud ennast ägedate ettevõtjatest tuttavatega. Nii, aga miks siis head ideed või alustatud ettevõtmised ei jõua kasumliku tulemuseni? Väga paljudel naistel, mina räägin eelkõige siis naistega, on ju, mehed tegutsevad jõulisemalt, nendel ei pea nii palju järel käima, neid ei pea nii palju aitama. väga paljudel naistel on tegelikult olemas kõik oskused, kogemused, head mõtted, soov midagi teha, isegi oma esimesed teenused või pakkumised. aga sellest ei sünni tegelikult automaatselt veel kliente, stabiilset müüki, sellist selget ettevõtet, arusaadavat struktuuri ja ei tule tihti ka kasumit. ja, ja võib-olla kui sa vaatad või sa kuulad, vaatad ka järele, et kas sa tunned ennast ära, et noh, mina olen küll nendes kohtades olnud, et sa oled midagi proovinud, aga tulemust ei ole. sa teed palju, aga ei tea, mis päriselt töötab. sa suunda oled muutnud, võib-olla vaatad, see suund ei toimi, oota, ma proovin sinna, no see ei toimi, proovin seda. võib-olla sa oled ostnud ka hunniku koolitusi ja ikkagi pole nagu sellist terviklikku pilti, et mm, ja ja siis tegutsed üksinda, proovid kõike, mingisugust puslet üksi kokku panna, et ma näen hästi palju seda alustavate ettevõtjate puhul ja noh, ma tunnen ennast ise ära, ma ju proovisin ise kõike alguses teha, sellepärast et noh, esiteks ongi see, et pole usku enda ideesse veel nii, siis ei usu ka, et mingisugused investeeringud ära tasuvad, endasse üldse ei taha investeerida, on ju, alguse asi on ju ja kui sa tunned, et sa juba tegutsed ja noh, asjad ikkagi ei liigu, et mina olen seal kohas olnud. ja ega ma olen vahetevahel praegu ka, aga see ongi nagu täiesti normaalne koht, kus ettevõtluses ka mõnikord olla.
Ja mida siis tublid naised arvavad? Tublid naised arvavad, ma pean lihtsalt veel rohkem proovima, pusima, timmima, võtma veel igasuguseid brändingukoolitusi, turunduskoolitusi, enesearengu, enesekindluse koolitusi, müügikoolitusi. Noh, müügikoolitus, müük ja turundus, seda ma soovitan alati õppida, aga see ei ole kõige esimene asi. Kui sa seda õpid nii, et sul ei ole vundament paigas, siis võib-olla sellest ei ole kõige rohkem kasu, aga sellest me kohe räägime. Ja siis muudkui muudad midagi äkki onju, et siis loodad, et äkki hakkab siis tööle, punnitad rohkem onju, teed postitusi, aga ikka keegi ei osta, sul on teenus, aga see on liiga üldine võib-olla. sul on kliente, aga siis võib-olla on kliente, aga raha ikkagi ei jää kätte, tegutsed, aga sul ei ole selget fookust. sa lood midagi, aga sa ei tea, kas turul tegelikult on nõudlust või ei ole, et üliäge oleks teada, kas keegi ennast ära ka tunneb, aga tegelikult rohkem tegemine ei paranda sellist struktuuri ja süsteemi puudumist. ja hea idee ainult ei loo ettevõtet. lihtsalt tegutsemine ei loo veel kasumlikku ettevõtet, et kasumlik ettevõtte äri sünnib ikkagi siis, kui sul on paigas õige sihtgrupp, sa tead, kellele sa müüd, missugust tema probleemi sa lahendad ja sul on kliendi sisend ehk siis seesama klient, kelle sa oled endale selgeks teinud, keda sa tahad aidata. sa oled aru saanud, kus ta on ja sa oled teda kõnetanud. ehk siis see kõnetamine on noh, ettevõtjate keeles on turu-uuring ja siis noh, kliendi sisend ehk siis sul tuleb potentsiaalsete klientide käest ennem küsida, uurida sinu teemaga seoses, et mis mured, mis probleemid, mis takistused neil on, kas nad on midagi proovinud, mis on toiminud, mis ei ole ja mis on nende soovitud lahendus. Ülilihtne tegelikult. aga jaa, et me jätame selle tihti tegemata. sellepärast, et kohe minna inimestega rääkima on ebamugav ja meie aju toimib niimoodi, et me lükkame ebamugavad asjad edasi kaugemasse tulevikku, sest noh, tegelikult keegi kuskil ju ei ütle, et sa pead minema rääkima, onju. ja siis sellest kliendisisendist sünnib tegelikult konkreetne pakkumine ja müügisüsteem peab paigas olema, et kui me ei müü ka, siis tegelikult noh, ükskõik kui hea asi meil on, ükskõik kui super äge on, et see lootus, et küll mind üles leitakse sellepärast, et mul on hea idee või hea pakkumine või hea teenus või toode. et tegelikult neid häid pakkumisi, tooteid ja teenuseid on ju turul palju, et inimestel on tänapäeval ülisuur valikuvõimalus ja valitakse ikkagi need asjad, mis kõnetavad paremini, millega klient võib-olla resoneerub, saab aru, et see on mulle, see lahendab minu probleemi kõige paremini, kõige täpsemalt. ja siis tegelikult ikkagi numbrite pool on oluline kasumlikus äris. et sa pead aru saama, kust see raha tuleb, kuidas püsivat rahavoogu ettevõttesse luua, sellist turvabaasi, et tooted, teenused, nad oleks omavahel seotud, et ei oleks sellised üksikud toodet, teenust pead sa eraldi turundama. aga kui sul on ehitatud müügiredel, nii et üks toode sujuvalt viib järgmise toote või teenuseni, siis on klient sinuga kauem, on sinul vähem seda müügitööd. ehk siis ettevõtlust võiks ja peaks juba algusest peale targalt planeerima. ja mina olen selle pusle niimoodi kokku pannud ja tegelikult pakun ka sellist programmi, ettevõtlusprogrammi, kus siis on sees seesama kliendist kasumini süsteem. sellest programmist ma varsti räägin. ja need osad siis, kliendist kasumini süsteemi osad, ongi oluline on meil klient, kes toob meie ettevõttesse kasumi, kes annab meile raha, on ju, klient. ja kui meie tooted, teenused või meie turundussõnumid
ei kõneta meie klienti, siis ta ei osta. kui ta ei tunne ennast ära, siis ta ei osta. Ehk sul peab olema ikkagi arusaam, kellele sa päriselt müüd. Eesti kontekstis ma ei soovita minna väga kitsaks. aga kui sa alustad, siis pigem alusta kitsamalt, et mitte konkurentsi merre nii-öelda ära uppuda. et kuidas nagu konkurentidest eristuda ka alguses on see, et sa lähed veits nišikamaks, natuke kitsamaks alguses, sa ei pea sinna nii kitsaks jääma, et ära nii kitsaks mine, et sul on kogu Eesti peale ainult 3 klienti. et tegelikult saab ühte sama teenust müüa erinevale sihtgrupile, aga erinevat sihtgruppi kõnetavad võib-olla natuke teistsugused sõnumid. et sellele tuleb mõelda, et alguses ma soovitan valida nagu selline sihtgrupp võib-olla, kes on kõige kättesaadavam, kes sulle kõige rohkem võib-olla meeldib, aga sul peab see sihtgrupp olema läbi mõeldud, et kellele sa müüd. liiga lai sihtgrupp teeb alguses müügi väga raskeks. ja kui sa ei tea, kelle probleemiga sa töötad, on kogu äri selline hägune, täpselt ei tea, mida teha, kellele, kus, kuidas ja paljudel on tegelikult selline auk sees ärimudelis juba siin, kus see raha nii-öelda voolab välja või ei tule sisse kuidagipidi vaadata. ehk siis, kui see oleks võib-olla natukene arusaadavam, kitsam, alguses vähemalt, siis tegelikult väljendub ka rahas. et sa kõnetad vähemalt mingisugust sihtgruppi. et kui sa aitad kõigil kõike saavutada, siis sa ei kõneta mitte kedagi. pigem on ikkagi mingi kindel tüüp inimesi või ettevõtjaid või ma ei tea, kas on mehed, naised, mingi vanus on ju. et sa aitad neil mingi kindla tulemuseni jõuda. ja see hakkab nagu see äri hakkab siis sul paremini tööle. alguses kitsamalt, hiljem saad minna alati laiemaks. et kliendi sisend siis, millest ma ka rääkisin, et mida mina näen hästi palju, on see, et me teeme asjad valmis. lihtsalt teeme valmis, no ma oskan seda teha, ma teen asja valmis ja panen välja. ja siis ma jään ootama, et keegi tuleks ja ostaks. tihti on see, et ei tule. ja sellepärast, et inimestel on ju tohutu valikuvabadus, kõike on ju küllaga meil. aga kuidas nüüd sellest massist eristuda? jälle see, et sa lähed nende potentsiaalsete klientide käest seda küsima. kliendiküsitlused, kliendi intervjuud, aga seal on ka oluline, mida sa küsid. noh, näiteks väga palju ei aita kaasa selline küsimustik, nagu mina pidin siin magistritöö raames tegema. teadusuuringud on natuke midagi muud. et meil on vaja ikkagi konkreetselt selged arusaamad, küsimused, mis annavad meile piisavalt hea sisendi. ja seal peavad olema avatud küsimused. Nendest küsimustike koostamisest ja levitamisest ja sellest on mul kõigest oma põhiprogrammis ka hästi palju juttu, et sellega me tegelemegi seal. see on nii oluline, see on tegelikult kuld. ettevõtjad, kes selle osa nagu integreerivad oma ettevõtlusesse, kliendi küsitlusi peaks tegema ka hiljem, kliendi intervjuusid, aga siis on juba need natuke teistsugused. aga kui sa lähed alles oma teenusega või tootega välja, et selleks, et turul üldse konkurentidest ka eristuda ja olla nagu enesekindlam müügis, turunduses, see enesekindlus tuleb sellest, et sa saad inimestelt tagasisidet. jah, mul on sellised mured, probleemid, jah, ma vajan sellist ja sellist lahendust. ja kui päris inimesed on sulle seda öelnud, mitte ai, ai ütleb sulle ka palju asju. ai võib siin ehitada ärisid, ärimudeleid, aga see enesekindlus, pakkuda oma tooteid ja teenuseid, ai ei anna sulle seda, see tuleb siis, kui sa oled päris klientidelt, potentsiaalsetelt alguses saanud selle signaali, jah, mul on seda vaja, ma tahan seda, see aitab mind ja sinu lahendus oleks mulle abiks. vot ja selle pealt sa hakkad oma tooteid ja teenuseid ehitama. et selline peaks olema ärivundament tänapäeval vähemalt.
ja et see, mida sina arvad, et klient tahab, ei pruugi üldse see, mille eest klient on nõus maksma. Ja tegelikult kliendi sisend annab meile turundussõnumid, me ei pea välja mõtlema, et mida me, no see annab meile müügitekstid, me ei pea hakkama neid ise välja mõtlema. Ehk siis see on selline äh, kullavaramu nii-öelda. Ja selle pealt loodki pakkumised ehk siis tooted-teenused, aga toote ja teenuse jaoks peab veel olema ikkagi pakkumine ka loodud. Ehk siis see ei piisa sellest, et mul on ainult tooted-teenused valmis, sest see pakkumine on siis tegelikult need müügipakkumised, müügilehed. Ja siin juba sellest eelmisest sammust saad sa väga korraliku sisendi, kui sul on eelmine samm tehtud. Sest idee ise ei müü ja ka oskus üksi ise ei müü, et me peame selle nagu pakendama. Ehk siis pakendame pakkumisse nii-öelda, et inimesed ostavad ikkagi konkreetseid tulemusi või lahendust ja see peab olema meil müügipakkumises välja toodud. Ja siin on ka sellist komistamiskohta väga palju, sellepärast et hakatakse pakkumisi looma ehk tooted-teenused on valmis ja siis luuakse pakkumisi, võib-olla võtamegi see ai appi, teeme selle pakkumise, aga kliendi sisendit ei ole. Kui kliendi sisendit ei ole, siis tegelikult me ei ole mitte kunagi päris kindlad. Siit tuleb ebakindlus müügi ja turunduse ees ka väga palju. Ja müük siis, mida, noh, ma juba mainisin seda, müüki kardetakse üsna palju. See müügi ja nähtavuse hirm, minul on see ka olnud väga palju ja noh, öeldakse küll, et ilmselt te kõik olete ka kuulnud seda ütlust, noh, et siis tee oma toode ja teenus nii heaks, et sa oled nagu enesekindel, on ju. Aga kuidas sa teed, on ju, see on ju klientide jaoks, on ju. ise võib-olla usud, aga kui kliendi tagasisidet mingisugust ei ole, kliendi sisendit ka pole, ikka on ebakindel, ikka tahaks võib-olla kuidagi peidus olla ja aga sellega müügiga tuleb sõbraks saada, see tuleb hästi normaliseerida ettevõtjatel. Ja kindlasti ma soovitan ise müügikoolitusi võtta, vaadata, kuidas teised müüvad. Ja kindlasti, kui on mingisugune halvustav suhtumine müüki, siis selle mustriga peaks tegelema, sest see takistab sul endal oma tooteid ja teenuseid müüa ja müük ja turundus tegelikult ma paneks selle praegu ühte kompotti, on ju hästi tehtud. Turundus teeb suure müügitööst ka ära, aga müük on selline tehingu lukustamine, on ju. Et see on, kui sul on ka mingid head tooted, teenused, sul on ka pakkumised, need peavad olema kusagil väljas. Ja see ei tähenda seda, et me lihtsalt postitame midagi, see ei ole nähtavus. Nähtavus peaks olema ka selline strateegiline, ehk sul ongi läbimõeldud kliendid, kliendi sisend, sa kliendi sisendist saad sa juba neid postitamise ideid ka väga palju. Ja müük ise siis vajab ikkagi sellist konkreetset sõnumit, kutset ja ka süsteemi. Et keegi ei osta meil seda, mille olemasolust nad mitte midagi ei tea. Ehk siis sul võib olla üliilusad asjad, ülikaunid, aga kui sa istud peidus, kui sa ei näita ennast, kui sa ei näita oma tooteid, teenuseid, siis mitte keegi ei osta. Sellepärast meil on turul nii palju ju neid igasuguseid trigereid ja igasuguseid selliseid kutsuvaid, kõik kutsuvad ju, osta minult, on ju. Ja kui müüki ei tule, kui sa ei tee pakkumisi, siis oled peidus, siis ei ole tegelikult ka kasumit. Ja lõpuks siis on kasum, et kasum siis, kasum ei teki ka niisama, kasum ei teki ka sellest, et sul on tegemist hästi palju, et sa müüd hästi palju. See ei ole kasum, et sa pead vaatama ka, kui sul mõnikord on mõnes ärimudelis on kulud on hästi suured, ehk siis kogu aeg on tööd, kogu aeg raha liigub, tuleb sisse, läheb välja, aga siis vaatad, aga järele midagi ei jää, on ju. Mõnikord ei jää isegi palga maksmiseks, siis peab ikkagi mõtlema, et kas sellist äri sa tahad. Et noh, miks paljud pöörduvad ka palgatööle tagasi, et lõpuks saavad aru, et see valitud ärimudel ei ole kasumlik, on ju. Noh, missugused ärimudelid on kõige kasumlikumad, on tavaliselt teenusepõhised, veebipõhised, asukohavabad, eks, et seal asukohaga seotud on juba püsikulud, kui on rendikulud, siis te teate ju, on ju, et seal on püsikulu. Püsikulud peaks olema, tulud peavad vähemalt katma igakuised püsikulud ja seal peaks nagu sisse arvestama ka enda töötasu.
ja odavhind, et mõned siis pakuvad odavat hinda, et odavaga, et müüme rohkem, on ju, aga see tegelikult ei tee veel head äri. Ja tõesti see palju tegemist ei tähenda seda, et sul on head tulemused, et tegelikult peab targalt tegutsema ja natukene numbritest ka ettevõtjana aru saama. Ja seal ongi see rahavoo planeerimine, müügiredel, et selline tark planeerimine, mitte ma ei sipsi, teen siia ühe toote, siis mul tuleb tuju, ma teen sinna selles suunas ühe toote, siis ma teen midagi juurde siia veel sinna-tänna. Kõiki neid asju tuleb müüa eraldi. Ehk siis pigem nagu vähem tooteid, teenuseid, aga omavahel seotud. Või siis see, et kliendid ostavad seda korduvalt. Selline, see on väga hea mudel, on ju. Et kui sul on mingid tooted, mida kliendil on kogu aeg vaja, saab otsa, ostab juurde, saab seal ju mingid kliendiprogrammid teha või siis, kui sul on mingi kuupõhine teenus, mingi subscription, midagi sellist, et need on väga head, on ju. Aga ikkagi see ei sünni juhuslikult, et seal peabki olema klient, pakkumine, müük ja numbrid, kõik peab kokku klappima. Et kui kaua võtab siis ettevõtte käima saamine tegelikult aega? Et väga paljudel läheb aasta kuni poolteist või isegi rohkem. Ehk siis ta ei lähe see ettevõte käima. Ja siis alles nagu katse-eksituse meetodil jõutakse siis päriselt nagu sellise selge pakkumise, süsteemse müügi ja kasumliku mudelini. Et aga kiiremini tegutsevad loomulikult need, kes on kas kusagil inkubaatorites või võtavad omale mentori või on tal mingisuguste ettevõtjate kusagil keskkonnas, noh, tegutsevad teiste ettevõtjatega koos, ei pusi üksinda. Et siis võib tegelikult sellise selge suuna võib juba mõne nädalaga kätte saada. Aga noh, need pakkumised ja selline kliendisisend ja kõik see kogumine, see võtab aega. Kui sa teed seda kiiresti, süsteemselt, kontrollitud toega nii-öelda, siis on see tegelikult, ma ütleks, noh, 30 on hästi optimistlik, aga 60 päeva võib-olla küll. Ja esimesed teadlikud sellised müügikatsetused siis tulevad kusagil 60 kuni 90 päevaga. Et aga see noh, hästi-hästi oleneb sellest ka, et jälle see, et kas sa paned ennast välja ka või sa seal ikkagi tahad timmida. Et mõnikord naised nagu müügi asemel lähevad sinna, et oota, mul on vaja koduleht valmis saada, mul on logo vaja teha. Ma ei saa enne midagi pakkuda. Enne tuleb teha esimesed müügikatsetused ära ja siis saad alles võid hakata timmima. Et ja aga samas ongi see, et mitte ükski tugi ei tee sinu eest tööd ära, ükski mentor ei tee, aga nad aitavad nagu sellist ekslemist, aja raiskamist nagu vältida ja raha raiskamist tegelikult ka. Et mõnikord on see, et alustajad ettevõtjad ei taha mentorisse investeerida, sest noh, see maksab ju. Aga loomulikult väga paljud meist õpivad ju oma vigadest, nagu ka mina, ikkagi aastaid üksi on ju. Siin on siis natuke ka selline teekond, et kuidas siis tegelikult ühest ideest saab kasumlik ettevõte. See on selline 12-kuuline teekond. Esimene etapp peaks olema tegelikult, et sa saadki aru, kellele sa mida tahad pakkuda. Kes on su klient, mis probleemi sa lahendad? Ja siis sa räägid inimestega ka, teed turu-uuringuid, teed kliendiküsitlusi, teed intervjuusid ja teed valmis sellise esmase prototüübi ehk siis sellise esmase asja, mida saab välja panna. Ja sa pakud seda alguses võib-olla väiksema raha eest, kui on mingi odavam toode-teenus, sa võid seda alguses pakkuda ühele testkliendile või paarile tasuta. Et sa saad aru, mida tegelikult päriselt see tähendab, mida ma pakun ja mida tegelikult päriselt klient nagu tahab saada. Ja siis loomulikult sinu see tasu sellest on see, et klient mõtleb sinuga kaasa, annab sulle konstruktiivset tagasisidet ja annab ka sulle turunduses sobivat tagasisidet. Et minul on oma uue teenuse äristrateegi ja siis finantsjuhi teenus mikroettevõtjale. Sellele on mul üks selline testklient, et ma ei tee seda loomulikult päris tasuta, aga noh, tundide mõttes mina maksan praegu peale, aga see töö, mis ma temaga teen, see on kulda väärt. See, mis ta mulle annab vastu, põrgatab, küsib, jagab
ja need tema edusammud, sa näed, et klient saab aru oma ettevõtte numbritest. See kaalub üles selle, et ma praegu justkui sellele tööle maksan ülesse, tähendab peale. aga see ei hakka tulevikus nii olema, see on alguses ja siit tuleb tegelikult juba see enesekindlus ja siis, kui ma hakkan seda pakkumist päriselt turule viima, tulevad siit need esimesed müügid, rahad, tagasiside, siis vaatad, mis töötab, ei tööta, parandad, teed tooted-teenused paremaks, kordad müüki ja siis sellise liikumise järgi peaks kusagil see stabiilsus tulema kusagil seal noh, aasta lõpupoole, eks mingi regulaarsus, aga siis vaatad, paned juba müügiprotsessid paika, rahavoog, aga selle rahavoole mina soovitan juba algusest peale mõelda. Ja mina loomulikult oma programmis sellest ka räägin. Ja see süsteemid, skaleerimine, kasv, igasugused optimeerimised, need tegelikult tulevad siis, kui sul on juba midagi käima lükatud. Et väga palju õpitakse alguses seda ka, mina räägin müügiredelist ka alguses, aga seal on minul oma loogika sees, et juba algusest peale sa rahatargalt planeerid oma ettevõtlust. Kuna te teate, et ma olen 20 aastat raamatupidaja, siis mina vaatan kohe otsa, et kas sellega tasub minna edasi, ei tasu, on ju, kuidas siin numbrid hakkavad jooksma. Ja see on nii-öelda tuleviku tarbeks, aga üldiselt noh, inimesed või ettevõtjad, kes ei ole finantsinimesed, nad jõuavad selle rahavoo müügiredeli optimeerimiseni ja skaleerimiseni seal, noh, nende mõteteni seal aasta lõpus. Need, kes siin Zoomis on, te võite ka küsida või kommenteerida, et ja tore, et mõned inimesed on Zoomi ka jõudnud. Kui on küsimusi, et te võite, tervitus Virge. Kui on küsimusi, võite siia chati panna või küsida ka häälega. Ehk siis korra vaatan nagu veel üle sammud. Kui näiteks sa tuled täiesti uue ideega turule, ehk siis ongi see esimene, noh, kuhu jäävad alustavad ettevõtjad väga palju kinni, on see, et ma just viisin läbi tasuta meisterklassi, kuidas äriideed valida, et ikkagi seda ideed ei valita välja. Tegelikult on idee valimine on ka lihtsalt otsus. Otsustada ära, et vot selle ideega ma lähen edasi, see väärib nagu testimist. Seesama, millest me rääkisime, on põhimõtteliselt ka testimine. Et valid välja kliendi, tema probleemi, hakkad kliendi sisendit koguma, teed valmis mingi prototüübi esimese, katsetad, saad tagasisidet, vaatad, kuidas läheb, kas klient sobib, kas kliendile sobib, kas see toode-teenus on ikka see, mida ma tahan teha ja nii edasi, et kas sealt saab sellist rahavoogu üles ehitada, on ju, see on testimine. Ja üldse ei ole siin oluline see, et kohe hakata raamatupidamisest rääkima või ettevõtete asutamisest, et tegelikult potentsiaali saab isegi enne osaühingu asutamist kindlaks teha. Ja see on ja see kliendi sisend on see teine samm, mis tegelikult aitab selle potentsiaali meil avastada, aga see on samm, mis jäetakse hästi tihti tegemata. Minnakse kohe kolmanda sammu juurde, et kohe hakkame pakkuma asju, aga siis ongi see, et me ei tea, kellele täpselt. Kas see kedagi aitab või ei aita, kas ma olen ikkagi piisavalt kõva tegija selle jaoks ja siis tulevad need kahtlused neljandas punktis, et ma ei julge nähtavale minna, ma ei julge müüki teha, sest pole seda enesekindlust. Ja siis katsetataksegi ja siis ei tule sellest kasumlikkusest ka tihti nagu midagi välja, et loomulikult on see, et väga paljud me oleme alustanud niimoodi, et me teeme mingi pakkumise valmis, me enam-vähem teame ja siis me tegelikult noh, katsetame elu käigus niimoodi ja katsetame ja proovime ja osad annavad alla, aga osad ei anna alla, siis lõpuks me jõuame ka, me lõpuks saame ju mingi kliendi tagasiside ka kusagilt. Aga selle saab palju kiiremini teha, ehk siis see ettevõtte käivitamine saaks olema palju kiirem, kui me teeme õigeid samme õiges järjekorras ja, ja, ja see on nagu ettevõtte vundament, et just tänapäeval tuleb ettevõtteid targalt ehitada. Statistika on kahjuks karm, et esimese aastaga lõpetab vist 25–30% alustavaid ettevõtjaid ja viiendaks eluaastaks on 50% juba läinud, nii et kes on viienda eluaasta üle elanud, on juba tegijad. Aga probleem ongi see vundament
me läheme kuskilt, lendame mingite mõtetega, mul on mingi mõte, mingi idee, ma tahan seda teha, lähen lendan peale. Aga jah, et see võib olla ka hobiettevõtlus. Ja siit ma jõuangi tegelikult enda programmini, mis mul juba alustab tegelikult järgmisel nädalal, aga algus on rahulik. Et see on mul pakutud ka tegelikult alustavatele ettevõtjatele, seepärast on esimene nädal selline rahulikum, aga ma saan aru, et kõige paremini aitab see programm tegelikult neid ettevõtjaid, kellel on see vundament paigast ära ja nemad saaksid siit kindlasti kõige suuremat kasu ja nii-öelda sellise restardi oma ettevõttele. Et selles programmis me siis liigumegi tegelikult kliendist kasumini süsteemini, millest ma olen siin rääkinud. Et me läheme tagasi vundamendi juurde, see sinu idee või suund, me valideerime selle uuesti, me teeme need sammud õiges järjekorras ära, kliendi sisend, siis tooted, teenused, pakkumine, hinnastamine, müügi ja nähtavuse plaan ja ka selline launch ehk siis mõnikord on see, et me teeme asja valmis ka, et võib-olla vaikselt, siis kõik on nagu valmis, kõik on nagu perfektne, teeme selle kodulehega valmis. Ja siis on see, et aga ikkagi nagu keegi ei jõua meie koduleheni ja keegi nagu ei tea ja postitan küll sinna-tänna midagi, aga tegelikult kui me turule läheme mingi asjaga, me peaks natukene sellist elevust tekitama ka. Seda saab teha väiksemalt, aga saab ka suuremalt. Suurem elevus, nähtavus, sellega kaasneb jah, ebamugav võib-olla natuke, et oled rohkem nähtav, aga seal tulemus on see, et sealt tulevad müügid kiiremini. Ja noh, loomulikult me räägime ka sellest kasumlikkusest, sellisest ettevõtja vaatest. Raamatupidajaks ma kedagi ei õpeta selle kursuse raames, aga just see, et oskaks numbritele otsa vaadata. See on tõesti sulle, et kui sa oled üksi nagu pusinud, aga noh, sa ei ole asi käima läinud ja tihti ei ole asi selles, et vot sinu idee ei sobi, ta ei kõlba või sina kuidagi ei oska või ei saa, et sul lihtsalt puudub selline kindel vundament ja süsteem. Ja seda annab nii-öelda sellist sahmimist annab korrastada. Et läheme selle kindla tegevusplaani juurde tagasi, selle vundamendi juurde tagasi ja noh, kui ärivundament on korras, siis on seal väga korralik potentsiaal, sellepärast et inimesed ostavad tegelikult ju igasuguseid asju. Inimesed ikkagi endiselt ka praegu, kus on keerulisem periood majanduses, inimesed ostavad igasuguseid asju. Aga nad ostavadki nendelt tegijatelt, kelle sõnumid neid kõnetavad. Noh, ja see turundus ja nähtavus ja see müügihirm, see tõesti, nagu ma oskan seda omast käest öelda, see muutub vähemaks, kui sul on need esimesed sammud paigas. Ja nende esimeste sammude juurde võib minna mitu korda tagasi. Ja kellele see on ja kellele see ei ole, see on sulle, kui sul on mitu ideed, see mitu ideed, see tundub, ma näen, kuidas, et ma tegin just selle tasuta koolituse, ma näen, kuidas inimesed hoiavad oma mitmest ideest kinni, mis on täiesti erinevatest valdkondadest ja kummastki pole nõus lahti laskma. Aga selle programmi alguses juba sa saad aru, kumma tee sa valid. Ja see on sulle ka, kui sa tõesti oled proovinud, no sa oled katsetanud, sa oled proovinud, sa vaatad, aga teised ju teevad, müüvad. Mis mul siin ei toimi. Et see ettevõte nagu ei käivitu, nagu punnitad, ei lähe tööle. Siis on vot see vundament, see tuleb paika saada. Ja selles programmis sa saad kindlasti sellest aru, mis on võib-olla, mis ei ole paigas olnud, mida saaks paremini teha, kuidas teha õiges järjekorras, süsteemselt, step by step. Ja kui sa tõesti tahad, siis lõpuks jõuda sellise kliendi pakkumise, müügi ja kasumini, sellise süsteemini ja püsivama rahavooni. Aga see ei ole kindlasti inspiratsioonikoolitus, et seal peab kohe hakkama tegutsema ja mina ei tee sinu eest asju ära. Mina ainult näitan sulle suuna kätte ja toetan. Ja meil on ka pisikene grupp, eraldi Facebooki grupp, kus siis tegelikult ka väike grupp nagu teised grupiliikmed toetavad. Ja see programm kestab 10 nädalat. Meil on iganädalased kohtumised, koolitusvideod, töölehed, praktilised ülesanded,
tugi, eraldi Facebooki grupp, küsimused-vastused, sessioonid. Sa ei ole üksi oma selle ettevõtte vundamendi paika saamisega. Ja kasutangi siis täpselt sedasama kliendist kasumini süsteemi, milleni ma siis nüüd olen ka jõudnud peale aastaid katsetamist, igasuguste äriprogrammide läbimist. Et kuidas see vundament paika saada, et miks need ettevõtted ikkagi ei ole tööle läinud, et ma arvan, et ma olen sellest nüüd aru saanud. Ja korra jagan võib-olla seda põhiprogrammi lehte ka, et nädalate kaupa näidata ära, kus, mis siin toimuma hakkab. Sandra, sa võid noogutada, kas on näha, jah? Aitäh. Et see 13. aprillist siis algab juba tegelikult esmaspäeval, aga selle grupi liikmed saavad siin liituda kuni teisipäeva õhtuni. Ja lõpetame jaanipäeva. Esimesel nädalal lähemegi selle kliendi ja kliendi probleemi juurde. Sa saad täpselt aru, kelle probleemi sa ikkagi lahendad. Ei ole seal sellist hägust asja, mida hägusem, kui meil ei ole seda selgust, mäletate seda aastast liini nii-öelda, kuidas see selgus, see esimene punkt, kui seda selgust ei ole, siis need ülejäänud asjad ei toimi. Võime võtta neid turunduskoolitusi, igasuguseid Instagrami, Meta, mis iganes, kui meil ei ole see selgus paigas, kellele, mida me pakume täpselt, siis need igasugused muud asjad meil ei aita. Ehk siis väga täpselt läheb paika see, kellele sa mida pakud. Ja siis me vaatame üle ka natuke konkurente, et kuidas sina saad eristuda. Ja sa saad tegelikult selle 1-2 nädalaga on sul see asi selge. Selgus on paigas, eks. Aga siis me läheme ikkagi kliendi küsitlusi tegema, intervjuusid ja nende levitamisel aitan mina kaasa. Ja loomulikult mul on olemas näidised, kuidas neid päriselt peab tegema. Ja mina olen õppinud seda strateegiat, kus saab seda kullasisendit, seda mina olen õppinud oma mentorilt Sigrunilt, kes on siis Euroopa number 1 veebiäride nii-öelda mentor coach on ju. Ja tema siis teeb ikkagi miljoniäri ja tema kliendid on ka väga edukad. Ehk siis see sisend, hästi lihtne tegelikult, vähe küsimusi, avatud küsimused ja sealt saab tegelikult ka mõned inimesed intervjuule küsida. Siis me saame selle sisendi, mida kliendid tahavad, kuidas oma tooteid, teenuseid pakendada, teha, mida me paneme sinna müügipakkumisse, mis on meie turundussõnumid. Ehk siis meile kõik öeldakse ette. Ja analüüsime neid, teeme valmis esmase prototüübi ja pakkumise. Ja siis korraks vaatame, kuna pakkumine on seotud ka müügiredeliga, ehk siis me läheme alguses pakume, mina õpetan seda niimoodi, et me pakume alguses midagi sellist väiksemat välja, aga see on seotud juba meie põhiteenuse, põhikasumi, põhirahavooga. Ja sellepärast on müük ja nähtavus on mul tõstetud siia viimasesse moodulisse. Hinnastamine, hinnakujundus, müügiprognoosid, rahavoo planeerimine. Vaatame, kuidas seda püsivat rahavoogu saab sinu ettevõtte hakata teenima. Mis seal peab olema, mis peab olema täidetud. Ja see tuleb tegelikult kõik kliendi sisendist, mida me oleme saanud eelnevalt. Ehk kõik sammud on omavahel seotud, mitte midagi pole juhuslikku. Ja lõpus siis me planeerime, kuidas me läheme korralikult välja. Ei lähe nii, et teeme selle ilusa majakese sinna Pärnumaa metsa ja ühtegi rada ei ole, keegi ei tea. Ja sellele aitan mina ka kaasa, ehk siis kõik, kes on valmis, siis saavad naised ettevõtjaks kogukonnas omale ka lava, et selleks läheb natuke aega ja julgust, nagu ma olen tähele pannud. Aga sa saad tegelikult sellise turule tuleku plaani, paneme paika, kuidas sina tahad turule minna, kas vaiksemalt või ikkagi suuremalt. Et kui sa oled seni vaikselt kusagil nurga taga tegutsenud ja oled aru saanud, et kliendid sind üles ei leia, siis paneme sellise natuke suurema launchi plaani sulle paika. Ja tegelikult saad ka sellise turundusplaani nii-öelda, et mida postitada, et minul on oma väga selge strateegia, mida ma olen õppinud siis Liisa Johnsonilt, kes on ka äristrateeg ehk tema on UK veebiäride
queen on ju, samamoodi miljonärid, et temal on väga hea selline sammaste strateegia, mida ma soovitan kasutada. Ehk siis sa kogu aeg tead, mida postitada, kui sa tahad postitada ja seal on samamoodi strateegia ja postituse ideed sa tegelikult saad ka kliendi sisendist, mida me siis kogume. Ehk siis kuskilt ei pea hakkama pastakast midagi välja imema, aga step by step kõik asjad, kui sammud on tehtud, siis ja see, et kas sinu ideel on potentsiaali või kas seda vajatakse, see selgubki sul siin 3.-4. nädalal ka. Ehk siin peab ise loomulikult olema aktiivne, et levitada. Ja nagu ma ütlesin, mina aitan ka kaasa. Mina saadan oma meililisti, samamoodi oma grupis. Siin meie Naised Ettevõtjaks kogukonnas jagame seda. Ehk siis siit juba selgub ka. Ja miks on oluline see küsimustik niimoodi vormistada ja juba see kutse, et inimesed vastaks, seal on omad nipid. Sellepärast, et kui me saadame küsimustikke välja, me küsime inimeste käest aega. Nad võtaksid ja annaksid aega meie küsimustikule vastata. Väga tihti ei viitsita, kui need küsimustikud on pikad, lohisevad. Ma olen ise ka mõne küsimustiku poole peal kinni pannud. Küsime väga konkreetseid küsimusi, kuni 10 küsimust, mitte rohkem. Kõik on avatud ja seal on täpselt see, et sihtgrupp juba tunneb ära, et see küsimustik on talle. Et jälle seal on oma strateegia taga. Ühtegi üleliigset sammu me ei tee. Ja boonuseid on ka terve hunnik, et ma ei hakka neid siin ette lugema. Investeering 10 nädalat, premium pakett on 397 €. Et ma arvan, et selline pakett on väga okei. Ja me kohtume 10 korda laivis. Koolitusplatvorm on eraldi, et ma hiljem natukene teen sellest ka video. Ja siis koolitusmaterjalidel ligipääs ja Facebooki grupile, eraldi Facebooki grupile on 1 aasta. Ja siis loomulikult saad ka siin meie suures grupis lava ja VIPid. Lisaks saavad minu 6-nädalase raamatupidamiskoolituse, mis ongi mõeldud eelkõige ettevõtjatele, mitte raamatupidajatele, ehk siis see on hästi praktiline. Mina õpetangi hästi praktilisi asju, mis saab kohe töösse panna. Et teooriat saab ju tänapäeval igalt poolt. Ja siis personaalne tehniline abi Sandraga, 1 tund personaalset konsultatsiooni minuga ja lisaks veel juulikuus turule toomise ja müügi meistriklass. Et see toimub veel eraldi. Ja VIPi investeering on 697 €. Ja see algabki tegelikult praktiliselt kohe, et selles grupis ma ei ole seda infot väga jaganud, et meil toimus eraldi meistriklass, eraldi grupis, aga ma saan aru, et tegelikult ma saan aidata kõige paremini selle grupi ettevõtjaid, kes ei ole oma äri käima saanud. Nii et sa oled väga oodatud liituma. Sa võid küsida, kirjutada mulle, et ma panen ka enda telefoninumbri siia gruppi, et minule võid helistada ka. Et ma ei võta ka väga võõraid numbreid vastu, aga kuna ma olen praegu selle välja hõiganud, siis ma võtan vastu. Et kui on mõni selline kräpipakkuja, siis temaga ma ei räägi. Et Sandra, sa võid ka siia, paneme Facebooki gruppi, et siin Zoomis on vähe osalejaid. Et Facebooki gruppi ma jagan ise ka, et te saate seda maandumislehte vaadata, uurida, küsida, mõelda, kas see on sulle. Ja see on kindlasti sulle, kui sa oled juba väga kaua üksinda pusinud. Ja ega siin midagi väga ei olegi. Seda te juba nägite, et tegelikult tulebki mõelda, et kui kaua ma juba olen üksi pusinud võib-olla ja kus ma tahaksin olla 6 kuu pärast või aasta pärast või 5 aasta pärast. Ja kui sa jätkad samamoodi, siis kus sa oled 6 kuu pärast. Aga võib-olla kui sa tegutsed või muudad midagi, et mis siis kõik võib juhtuda, on ju. Nii et jah, et kui see programm sind kõnetab ja sa tunned, et sa oled juba pikalt üksi pusinud ja sa oled kinni ja on kahtlused ja juba mõni võib-olla mõtleb, et tea, lähen palgatööle, ei lähe see ettevõtte käima, siis mõtle sellele, kas sa oled kogu abiga vastu võtnud, mis sul on pakutud, kas sa oled nagu oma ettevõtet juba algusest peale süsteemselt ehitanud, kas see vundament on paigas
või sa oled hakanud seda maja ehitama niimoodi, et vundamenti ei olegi, et siis tegelikult ei ole lootus kadunud. Et ma arvan, et väga-väga paljud ettevõtjad, kui nad ettevõtted teevad restardi, et siis sealt on need kasuminumbrid ka palju ilusamad. Nii, Zoomis on meil üsna vähe inimesi, aga kas keegi tahab midagi küsida? Tegelikult saate ka Facebookis küsida, et ma panen selle share imise kinni. Et küsige Facebooki grupis ka ja siis ma saan teile vastata. Aga olengi vist täpselt peaaegu ajas. Aga ootan teie küsimusi, ootan teie kirjutisi, kõnesid ja kui sa tahad teada, kas see programm on sulle, et küsi. Et vaatame sellele teemale otsa, et ma panen ka kalendri lingi, et kalendris mul vist enam ei ole väga vabu aegu, aga kõige kiiremini võib-olla saabki nii, et mulle kas saata otse Messengeri sõnum, kirjutada mulle või helistada. Aga näeme juba järgmine kord, järgmises laivis. Tšau!